tere, armas! Kes sa tuled siia kuulama? Mina olen Triinu ja olen täna teadusavardaja inimestele, kes soovivad sisemiselt kasvada. Ja täna teen siia ühe näidisseansi armsa Heleniga, kes siis on mul näidisklient, kellel on oma teema, nii nagu meil igaühel. Ja hakkame vaatama, mis on Heleni teema ja hakkame seda siis vaatama, mida siis selline programm nagu Holoneia aitab inimese seest nagu välja tulla. Nii, tere, Helen! Tere! Nii, mis teemaga me sul tegeleme? Täna tegeleme ärevuse teemaga. Ja see ärevus on sul seotud? See võib olla seotud nagu iga eluvaldkonnaga, et Mhm. see sobitub nii igale poole, et see võib kuule, palun ära sega mind teha. Et seda saab igas valdkonnas see võib nagu sellest mure tekkida, mõnikord rohkem tööl, mõnikord rohkem mingis muus valdkonnas, et olenevalt siis. Ja nagu me ennem juba natuke nagu vaatasime, siis see on selles mõttes, võiksime võtta sellise asja nagu karistamine. Et kuna see on selline nagu tunne, mis elab meie kehas, sest me lastena oleme alati elanud ellujäämises ja ellujäämine üks nendest kohtades ongi siis see koht, kus me siis ju allume oma emale ja isale ja meie sees on siis tunne, et me peame elama nii, nagu nemad tahavad. Ja siis see karistamise hirm võib meie sees olla nii suur ja see tekitab meie sees ärevust, sest inimene ei saa elada täispotentsiaalil. Nii et sellepärast on ülioluline inimesed, kes ka siia jõuavad, tegeleda oma ärevusega, sest et mina olen endast neid lahti häkkinud täpselt samamoodi. Nii et, aga vaatame, mis siin Helenil on, kuhu see programm meid täna viskab. Nii, hääl läheb mul juba ära. Nii, aga pane sina lihtsalt silmad kinni. Nii, Helen, kas sa oled kohal? Jaa, ma üritan ja mul laps hüpleb siin seljas, et ma ei teadnud, et ta nii ärevile sellest läheb, et ma ei olnud selleks üldse valmis. Ta ei saa aru, et ma tahan privaatsust, et ma ei olnud selleks nagu valmis, et tema pole selleks valmis. Ma olen selleks valmis. Siis palun mine teise tuppa. Siis palun pane Bluetooth käima. Ma ei tea, kus Bluetooth asub, ma ei tunne arvutit. Palun jäta mind tunniks ajaks rahule. Nii, ehk siis tule kohale. Tule kohale niimoodi, et sa selles mõttes pane silmad kinni. Tule nüüd kohale, sest kõik see välismaailm on siis see koht, kus siis on peegeldus ja nüüd, kus inimene tegelikult on vaja hakata iseenda sees lahendama mingit kohta, siis tulevadki meile need takistused ette, sellepärast et inimese alateadvus kardab kõige rohkem muutust. Nii et aga meie oleme täna inimestena väga teadlikud ja näeme sellest illusioonist läbi. Ja see tähendabki seda, et tule siia, maanda ennast ära, kasvata juured jalataldadest maakera tuumani, nii et sa oled täielikult siin ja kohal, nii et sul on juured maakera sees tuumas, et sa tunned ühendust emakese maaga, et sa oled kohal, et sa ei lenda ära, sa oled oma energiaga siin ja praegu ja tõmba energia tagasi südamesse ja kroončakrade lahti tõmbad siis valgus sisse oma südamesse universumist. Universum, mis on siis siin meie kohal, ehk siis samamoodi, kuidas su alateadvus saab aru, et kas on ühendus taevaga või maaga, vahet ei ole, sest tasakaal on oluline. Sest kui meie energias on hästi palju lahendamata teemasid, siis me oleme kogu aeg laiali. Aga nüüd on see koht, kus me tuleme endasse, nii et sa tunned, et sul on kaks ühendust, emakese maaga ja taevaga. Ja sul võib olla oma sõna, kas universum, Jumal, mis iganes, mida sinu alateadvus mõistab. Aga meil on oluline see, et tulla südamesse, nii et sa tunned kohe, sinu südames läheb reaalselt soojaks, kui sa tuled iseendasse.
sest ärevuse üks teema on ka see, et me oleme iseenda seest väljas. Me ei ole kohalolus. Ja nüüd, kus keha saab hakata praktiseerima ka seda kohta, ma tulen ära siia kohta, ma olen kohalolus, siis sa tunned, kuidas sinu südametšakra läheb soojaks. Ja kui veel ei lähe, siis on see lihtsalt koht, kus sa hakkad aru saama, et endasse tulemine, kohalolu hakkab suurendama sinu südameenergiat, see lihtsalt läheb nagu, hakkab avarduma, sest südameenergia tahabki avaneda, sest me kogu aeg oleme kaitses oma hirmudes ja asjades, aga meil on vaja tulla kohalollu. Nii, nüüd sa oled kohalolus ja ütle nüüd sõna karistamine. Karistamine. Ja see on selles mõttes sellise energiaga, et see nagu, see on nagu, tegelikult ei tohiks mitte ükski sõna meie sees mitte mingisugust nagu energiat tekitada, aga hakka tundma palun, kus kohas see karistamine sinu kehas elab. Ole kohalolus ja vaata, kus kohas see energia sinu kehas elab, milline koht sinu kehast läheb pingesse. No praegu tundus nagu jalad, et sellest mõttes nagu reied näiteks, et mitte labajalad, aga nagu selline puusapõlve vaheline koht. Naljakas, aga esimesena tundsin seal. Nii, ehk siis nüüd saame sammu selles mõttes hästi aru nagu see saada sellest osa, et meie tegelikult kõik hirmud ja kõik need lapsepõlvetraumad tegelikult kogunevadki puusadesse, reidesse. No vot jah, kohe sealt oli tunda, täitsa huvitav. Nii, väga hea. Nüüd me teeme selle koha, kus sa lubad kõigepealt esimese kihina hakata seda tunnet enda sees, lubad kogeda, et ta saaks nagu ära minna. Et sa lihtsalt hinga, lihtsalt nagu esimese kihina, et selles mõttes see tunne, see karistamine, selles mõttes, et see energia, et sa tunned, et sa oled valmis selle nüüd lahti laskma. Minu alateadvus saab kohe aru, kui mina, sest ma olen ju siin ja tunnen ja tajun nii sind kui ka ennast, siis see karistamine, et kui ma ütlen, et ma olen valmis lahti laskma, siis minu alateadvus saab aru, et seda enam ei pea kinni hoidma. See on lihtsalt üks treening, kuidas me saame alateadvust ära treenida, et ta läheks sinna kohta, et ta hakkaks lahti laskma. Sest me hoiame, inimesed hoiavad kinni oma traumadest, sellepärast et meil ei ole õpetatud, kuidas lahti lasta. Siis nüüd on see koht, kus me saame aru, et meil on vaja see just lahti lasta. Nii et proovi uuesti, tunneta nüüd see koht, et luba hakata seda karistamise energiat enda sees lahustama. Ja vaata, kas ta hakkab liikuma sinu kehas. No nüüd ta liikus hoopis sinna õlapiirkonda, aga sealt ta hakkab nagu lõdvemalt liikuma saama kuidagi või Sest tegelikult, kui me oleme karistada saanud, siis meie keha läheb pingesse. Ükskõik, kus on see koht. Sina nüüd praegu proovi vaadata, kus ta sul kehas liigub. Sa võid selle energia suunata ära kas emakese maa sisse või universumisse, nii et sa lihtsalt tunneta, kuidas sa saad hakata ise oma seda tunnet viima pealaest välja või jalataldadest välja, emb-kumb. Jalataldade poolt läheb. Ja mina vaatan nüüd, mis on see koht, mida sinu hing ja keha, millest nad tahavad vabaneda. Nüüd ma testin. Ühenduse kiht. Nii.
ma nüüd siin otsin lauset sulle, sina võid nii kaua hingata. Et sina hinga. Nii, mina otsin lauset, sina lihtsalt hinga nii kaua. Nii, okei, praegust tuli üks lause. Ütle palun minu järel. Mina lõdvestun mina lõdvestun oma ema ja isa oma ema ja isa vaimse väe vaimse väe ja autoriteedi osas ja autoriteedi osas seoses suhtega, mis mul nendega on. mis mul nendega on. Selles kontekstis karistamine. Selles kontekstis nagu karistamine. Et see tähendab seda, et kui me oleme saanud karistada, siis see tähendab seda, et sinu autoriteet on vanemate käes. Sa ei ole iseenda jõus ja väes. Kas sul tuleb mõni pilt ette, kus sa said praegust just, milline pilt tuleb ette seoses karistamisega? Ma ei teagi, pigem nagu on selline kriitika, et noh, ma ei oskagi öelda, mingi pisiasigi, et ükskõik, mis ma üritan teha, on nagu mingi midagi sellist, mis on nagu kriitika. Ma saan aru, et selles mõttes, et nad ei ole näinud sinus seda poolt, mis sul on head, vaid nad on selles mõttes nagu pigem tõmmanud ju sind alla. No pigem vist ikka jah, jah. Kas sul tuleb praegust ette, ma vaatan, kuhu see lause mind viib. Ma vaatan, kuhu see lause meid viib. Emotsionaalselt traumadesse viibki. Nii, emotsionaalne trauma.
ta annab mõlemat, nii ema kui isaga annab turbulentsi. nii, ütle palun selline lause. mina luban endal protsessida mina luban endal protsessida seda kriitikat, seda kriitikat, mis on seotud selle suhte dünaamikaga mis on seotud selle suhte dünaamikaga emaga ja isaga. emaga ja isaga. nii, kui sa ütled seda lauset, mida sa tunned? No õige väikest sellist kergendust või mingit kergust, aga noh, selline natuke. Pigem mina tunnen siin seda, et siin läheb veel pinge suuremaks. Noh, see kergus oli sihuke õige väiksekene küll jah, et see oli pigem see koht, et sa nüüd lubad oma kehal Mhm. seda protsessida, jah. aga Mhm. alateadvuses tekib väga suur pinge, sellepärast et see on seal sees. Mhm. nii, sest see on praegu see, kus me lubame, sest alateadvus juhib ja kõik need ärevuse teemad, mis meil on just sellepärast, et seal on need lahendamata asjad. Mhm. ei peaks olema ärevuses. aga keha annab lihtsalt märku. nii, ma vaatan, mis sündmus ta tahab saada. nii, kui ma küsin, siis tuleb nagu 2-aastane. on selles mõttes saadud juba üks see koht. ja siin on olnud mingi sündmus 2-aastaselt. ja see tähendab tegelikult seda, et meil on vaja nagu väga teadvustada, et kui me oleme nende nagu kriitika suhtes nagu, see tähendab seda, et me ei luba endal elada oma elu täispotentsiaalil, sellepärast et need kriitika, need dünaamikad jäävad meie sisse ja siin ongi see koht, kus me inimestena saame täna aru, et meil on oluline need kohad vabastada. Mhm. nii, vaatame, mis ta siin ütleb. nii, nüüd on selline lause, et nüüd me teadvustame selles mõttes selle alateadvusele, sest alateadvus on selle võtnud endale nagu harjumuseks, mustriks ja kohanemiseks. aga see ei ole okei ja see tähendab tegelikult seda, et sinu välismaailmas saad sa tegelikult kogeda seda kogu aeg ka ise. ehk see tähendab seda, et teised võivad sind kritiseerida, sest sinu magnetväli tõmbab seda ja sina ise kritiseerid ennast alateadlikult. ehk see tähendab seda, et sa ei kiida ennast, ma olen tubli, ma tegin selle sammu. ehk siis inimene ei julge tegelikult oma elus edasi liikuda. ta kardab edasi liikuda. nii et nüüd on see koht, kus me teadvustame alateadvusele, teadvustame, ütle palun, mina teadvustan nüüd, mina teadvustan nüüd, et see sündmus, et see sündmus, kus ma olin 2-aastane, kus ma olin 2-aastane, kus ma sain kriitikat, kus ma sain kriitikat, siis seoses sellega tekkisid minul mitmed harjumused, tekkisid minul mitmed harjumused, mustrid ja kohanemised. mustrid ja kohanemised. ja nüüd ole kohal ja vaata, mis keha tegema hakkab. sest meil on vaja see nüüd teadvustada, sest siis saab hakata sinu närvisüsteem lahti laskma, sest närvisüsteemis on need programmid sees. nii et ta selles mõttes, sest keha ei taha enam selles dünaamikas olla, keha ei taha olla meil ärevuses. keha tahab olla vaba, hing tahab olla vaba,
loomingus, aga need on need kohad, kus meil on vaja teadvustada. Sest kui me teadvustame, siis me saame alles hakata lahti laskma. Okei, et keha ja närvisüsteem hakkaks rahunema. Hinga, kuidas sa ennast tunned? No kuidagi jah, siin õla ja seal on ka nagu mingi pinge seal nagu kaelalüli või sealkandis. Pinge on veel sees. Nii, esimene, teine, kolm, esimene, teine. Nii, esimene, teine, kolm. Ja nüüd tuli selline lause. Ütle, mina ei pea seda veel täielikult aktsepteerima. Mina ei pea seda veel täielikult aktsepteerima. Sest alateadvus läks nii pingesse. Sest tekkis kohe selline megapinge siia nagu terve kroončakra, kõik on nagu pinges, sellepärast et see sündmus on toimunud ja alateadvus läks nagu väga-väga pingesse. Me rahustame selle alateadvuse maha praegu selle lausega, ütle palun, mina ei pea seda veel täielikult aktsepteerima. Mina ei pea seda veel täielikult aktsepteerima. Et ta saaks maha rahuneda. Et ta tahab selles mõttes saada seda leebemat kohta. Vaatame, kus ta veel viskab. Nii, kas siin nii tahab midagi siit veel saada. Nii. Nii, ütleme nüüd alateadvusele selle lause. Mina muudan enda suhet karistusega. Mina muudan enda suhet karistusega. Ja nende harjumuste. Ja nende harjumuste. Mustrite ja kohanemistega. Mustrite ja kohanemistega. Nii, vaata, mida sa tunned kehas. No ma ei tea, pinge nagu liigub ikka kuskil siin piirkonnas. Nagu liigub võib-olla natuke, et seda tunnen. Ta hakkab natukene pehmemaks minema, tunnen mina ka seda, sellepärast et sa ütled sellise lause, et mina muudan enda suhet karistusega. Sellepärast, et kui sina muudad oma vaatenurka, siis sinu alateadvus tuleb sellega kaasa. Me saame muuta ainult seda kohta, kus me oleme ja siis hakkab kogu elu muutuma. Ütle korraks see lause veel uuesti. Mina muudan enda suhet karistusega. Mina muudan enda suhet karistusega. Ja nende harjumuste, mustrite ja kohanemistega. Ja nende harjumuste, mustrite ja kohanemistega. Nii, ole selles tundes. Et sa lubad endal seda suhet muuta. Sest meil on vaja keha saada rahulikuks. Keha ei pea olema pinges. Keha ei pea olema ärevuses. Ja nüüd ütleme selle koha. Mina tunnen ennast. Mina tunnen ennast. Seoses karistuse harjumustega. Seoses karistuse harjumustega. Mustritega. Mustritega. Ja kohanemistega.
ja kohanemistega rahulikult, rahulikult, väekana väekana ja optimaalselt lõdvestununa. ja optimaalselt lõdvestununa. Vaata, kuidas sa nüüd tunned. Jaa, see lause lõpuosa mõjus küll kuidagi nagu mõnusalt või kuidagi sellist nagu pehmust tuli kuidagi siia lisandus, et tundsin niimoodi. Sest meil on vaja lihtsalt see karistamine siit alateadvusest maha laadida, et see ei tekitaks kehale pinget, sest mida me teeme, me tegelikult kõigi nende seanssidega, mida ma teen ja või selles mõttes see on see pool, et inimese keha saaks tulla ära rahusse ja lõdvestunud olekusse, mitte kuskile mujale, et keegi ei peaks olema ei ärevuses ega pinges. Nii, kas sina just vaja? Sest see tähendab ka tegelikult seda, et kuidas sa ise nüüd täna oma lapsega suhtud, kas sina selles mõttes tõstad teda või sa selles mõttes samamoodi ütled, et sa ei saa sellega hakkama ja tollega hakkama, et kas sa oled märganud, et sa ei viiks seda mustrit edasi. Sellepärast, et kuna meil on vaja aru saada, et täpselt nii, nagu käituti meiega, hakkame meie oma lastega käituma. Ja siin on see koht, kus meie lapsevanemana lihtsalt olles endal selle koha ära tervendanud, siis me saame seda mustrit muuta. Me ei vii enam seda edasi, sest vastasel juhul, sest alateadvus toimib alateadlikult, sa hakkad oma lapsega täiesti samamoodi käituma, ilma et sa saaksid aru. Aga täna, kus sa oled seda nüüd teadvustanud, siis sa märkad seda ja sa muudad seda kohta. Sest väga lihtne on ju kogu aeg, või noh, lihtne ongi see pool, kus me ei ole teadlikud ja käitume täpselt nii, nagu me oleme, nagu meiega on käitutud. Aga teadlik inimene hakkab nüüd teadvustama, okei, nüüd on see koht, et kus sa hakkad endas jälgima seda kohta, et sina ei annaks seda mustrit oma lapsele ja hakkad teda kogu aeg tõstma. Ja need on kaks erinevat toimingut. Nii, sündmuskogemus. Sest nüüd on vaja teadvustada, sest see on see koht, kus me oleme võtnud selle nagu, sest me kõik tuleme oma kodudest ja meil kõigil on need suhtedünaamikad, mis ei toeta meid täna enam, aga meie täiskasvanud inimestena saame seda muuta. Eks see tähendab seda, et kui ma küsin, et milline oli sinu ema ja isa, et kui sa nägid nüüd täna nagu näed juba täiskasvanu pilgu läbi, et kuidas nad toimisid sinuga, kas armastavalt või kuidas nad nagu, mis on see koht? Ma ei oskagi öelda, tundub, et pigem nagu mõistusepäraselt. Aga noh, või noh, kuidagi niimoodi. Aga noh, tundub kuidagi. Nii, ta lihtsalt viskas praegu siia kohta, kus on meil vaja nagu rollide ja suhtedünaamikate teadvustamine. Ehk see tähendab seda, et praegust on vaja teadvustada, ütle selline lause, mina teadvustan,
mina teadvustan, et ema ja isa suhte dünaamikaga et ema ja isa suhte dünaamikaga seoses seoses tekkisid minul tekkisid minul mitmed rollid ja suhtedünaamikad. mitmed rollid ja suhtedünaamikad. Ehk siis see ongi see pool, et kui sa võisid lapsena nagu tunda, et ma kohe testin, et kas siin on vaja identiteet muuta. Okei, siin on see identiteedi koht. Nii. Nii, ütle selline koht, et mina õpin aktsepteerima seda, mina õpin aktsepteerima seda, et mina saan olla inimene, et mina saan olla inimene, kes suudab luua kes suudab luua uued rollid ja suhtedünaamikad uued rollid ja suhtedünaamikad seoses karistamisega. seoses karistamisega. Et sina saad nüüd olla see uus inimene, kes siis loob täiesti uue koha oma perekonnasüsteemi. Ja hinga, vaata, mis su keha teeb. Noh, nüüd kuidagi see pinge kadus mööda vasakut kätt, hakkas valutama. Noh, niimoodi korraks nagu liikus Ta sinna. lähebki tegelikult Natuke liigub. Et hakkabki see energia nagu liikuma, et keha saaks hakata nagu lõdvestuma, vabanema ja aru saama. Nii et selles mõttes lihtsalt vaatame. Nii see läks läbi. Nii, vaatame nüüd, ütle mulle see sõna uuesti, vaatame, kuhu ta mind nüüd viib. Ütle nüüd. Ütle korraks see lause uuesti, et mina lõdvestun. Mina lõdvestun. Oma ema ja isa. Oma ema ja isa. Vaimse väe ja autoriteedi osas. Vaimse väe ja autoriteedi osas. Suhtega, mis mul on nendega. Suhtega, mis mul on nendega. Kontekstis karistamine. Kontekstis karistamine. Ja vaata, kuidas sa nüüd tunned. Kas tekib veel mingisugune pinge kuskil, mis on vaja lahustada? Jah, nüüd tuli pilt tuli, või noh, mingi kujutluspilt tuli, kõik need asjad on nagu krussis või sellised nagu, noh, hästi palju sellist, noh, mitte sirgjoont, vaid mingi hästi palju sellist, noh, mingid krussis selliseid tuli, nagu kujundeid. Et siis ei ole nagu seda energia veel ei liigu. Nii. Nii, kas siin on vaja meenutada, on vaja või ei ole? On vaja. Nii, teeme, puhastame seda veel natukene.
nii, kas see on seotud 2-aastase ninnaga? Ja 4 peal tuleb nüüd järgmine turbulents, hästi tugev. Hästi suur pinge tuleb sisse. Ja seoses emaga tuleb. Midagi on nagu olnud. Sest keha mäletab. Et kui meie enam ei mäleta, siis keha mäletab väga hästi. Nii, võtame selle korra siit välja. 1., 2., 3. Ma loon siia laused, et saame seda. On mingi sündmus olnud ja siis on suhtedünaamika olnud. Et sul võib tulla täiesti mingi pilt ette, et kui sa oled selles mõttes seansil, siis sa võid meenutada seda. Nii, ma nüüd teen selle strateegia siia, natuke võtab aega. Sest meil on oluline tulla enda väesse. Ja see ongi see pool, et keha nagu lihtsalt annab pingena nagu märku. Nii, hakkame minema siit. Ütle palun, mina meenutan nii palju, kui minu närvisüsteem praegu turvaliselt lubab. Nii palju, kui minu närvisüsteem praegu turvaliselt lubab. Neid hetki ja traumasid. Mis on seotud selle. Visuaalse. Kuuldelise. Emotsionaalse. Kehatasandi šoki.
ja kehatasandi šokiga traumaga, ja traumaga, mis tekkis siis, kui ma olin 4-aastane mis tekkis siis, kui ma olin 4-aastane ja seoses emaga. seoses emaga. Siit kaob energia ära kohe, ma ei tea, kuidas sa tunned. Noh, sellist järsku energia kadumist ma nagu ei tundnud, aga ta kadus juba natuke enne. Et noh, selles mõttes mingit järsku muutust praegu ei olnud, aga Aga lihtsalt ma nagu tajun, kuidas see nagu energia on madal küll, jah, aga noh, et nagu juba noh, ennem ka. see pool, kuidas keegi tajub, vaata, et kui ma nii tundlikuna tajun võib-olla võimendatumalt, siis sina natuke leebemalt, sest et see ongi see Harjunud. vahe, kuidas me tunneme, sest Mhm. ülitundlik inimene tunneb alati võimendatult. Mhm. Nii, aga nüüd meenuta ja luba selles mõttes, hoia silmad kinni, et sa saad selle šoki täiesti sealt kehast lahti. Sest Mhm. tahab lihtsalt vabaneda ja ütle palun, et mina aktsepteerin, et see kõik juhtus. Mina aktsepteerin, et see kõik juhtus. Sellepärast, et siis keha saab hakata seda lahti laskma, et sa aktsepteerid, jah, see nii oli. Mhm. Et see ja nüüd ütle järgmine lause, mina luban endal protsessida Mina luban endal protsessida seda šokki ja traumat, seda šokki ja traumat, mis on seotud selle sündmusega, mis on seotud selle sündmusega, kui ma olin 4-aastane kui ma olin 4-aastane ja suhtedünaamikaga oma emaga. ja suhtedünaamikaga oma emaga. Et nüüd on see pool, et sina ise saad anda nüüd loa endal seda protsessida, sest sa ütlesid kõva häälega. Sest see on see koht, kus me inimestena saamegi ennast transformeerida nendest šokkidest ja traumadest välja. Et ei pea hoidma enda sees mitte midagi enam, vaid sina annad iseendal loa. Mina luban endal protsessida, on selle koht. Kui tekib peavalu, pinge, siis on see koht, kus inimene hoiab kinni. Et me teadvustame seda ja lubame nüüd selles kohas endal protsessida seda. Sest me ei pea kõndima enam seljakott seljas nende asjadega, mis meil minevikus juhtus. Meil on nüüd võime, sest me inimestena oleme nii väekad ja võimekad ja me saame selle täiesti lahti lasta. Kas hakkab kergemaks minema? Korraks nagu vist jah, või mingi, mis tunne mul tuli, noh, tuligi hästi korraks see peavalu, aga see tuli nagu hetkeks siuke siuhti lihtsalt. Ma tean, ma tundsin seda, sellepärast et nii, väga hea. Nüüd hakkab kergemaks mina ja ütle, et mina teadvustan nüüd. Mina teadvustan nüüd. Et seoses selle sündmusega. Et seoses selle sündmusega. Ja selle suhte dünaamikaga. Ja selle suhte dünaamikaga. Seoses tekkisid minul. Seoses tekkisid minul. Mitmed harjumused. Mitmed harjumused. Mustrid ja kohanemised. Mustrid ja kohanemised. Et see tähendab seda, et sinu keha harjus ära selle kriitikaga, sellega ja see tähendab seda, et see lihtsalt, kui me oleme selles harjunud, siis ma võin lihtsalt öelda, et kuna me oleme inimestena sellised inimesed, kes siis oma magnetiga tõmbavad neid samu olukordasid juurde endale. Ja see on see koht, kus me saame aru, et ma ei taha enam. Et see tähendab ka seda kohta, et kui meil on trauma, siis me ei suuda ennast kehtestada. Et näiteks kui keegi peaks andma hinnangu või ütlema sulle midagi, siis kui sa oled traumas, siis sa ei märka seda, sest see on sinu jaoks normaalsus olnud. Aga nüüd, kus sa oled selle koha teadvustanud, siis su alateadvus kohe kuuleb, mis asja, et keegi peaks sind alla tõmbama või kritiseerima sinu elu või sinu mis iganes, siis sa kohe julged ennast nagu su alateadvus saab aru, et see on midagi vale. Et sa kehtestad ennast,
aga kui me oleme nendes šokkides ja traumades, siis inimene läheb sellega kaasa ja see tähendabki seda, et tema keha kuuleb seda, ja kogu aeg läheb järjest suuremaks, sest inimene ei julge enda ees seista, sest see šokk ja trauma on ees. Et lihtsalt pane nüüd tähele, mis kõik elus hakkab toimuma. Lihtsalt ütlen nagu selles suures pildis, olles ise nagu neid mustreid hästi palju lahustanud. Nii. Ja ütle palun seda kohta. Mina näen nüüd, et nende harjumuste, mustrite ja kohanemiste eesmärk oli mind kaitsta ja hoida ohtude eest seoses karistusega. Et sa nüüd ka teadvustad, et sa tegelikult hakkaksid elus edasi liikuma, tegema uusi valikuid, aga kuna sinu alateadvus kardab jälle, et kui ma teen uue valiku, siis äkki ma saan karistada. See on nüüd see koht, ütle korraks, mul tuli see lause, ütle palun, et ma saan aru identiteedist kui haavatud ja väikene laps. Ja alluvuses emale. Et sa saad aru, et sa oled nagu selles kohas. Ja nüüd sa võid öelda selle koha, et mina identifitseerin ennast nüüd. Ja kohe. Kui täiskasvanud. Iseseisev. Ja väekas naine. Ja. Et see on sinu koht. Sina oled täna selles kohas. Nii. Et sa selles mõttes tunned, et energia hakkas kohe liikuma, et sa ei ole enam selles ohvri rollis, sest kui inimene on ärevuses ja ei liigu elus edasi, ta on ohvri rollis ju. Sinu elu ei ole ju selles mõttes täispotentsiaalil. Sa ju selles mõttes pisendad ennast ja ei julge minna oma elus edasi järgmistele nagu mis iganes, mida su hing tahab teha. Kas sa kuuled oma hinge kutset? Nii. Ja nüüd me teeme selle koha, et mina teadvustan nüüd, et minu alateadvus oli seostanud karistamist, süüga, häbiga, negatiivsete hinnangutega, reetmisega, hülgamisega, pettumusega, kurbusega, piirangutega, endas kahtlemisega, ebaturvalisusega, ebakindlusega, väärtusetusega, vihaga, ebaõiglusega. Nii, see oli nüüd see koht, kus olid lingitud karistamine. Ja mina ütlen nüüd selles kohas, kus sa nüüd, mina luban endal olla selles kontekstis. Rahulikult kohal. Et alateadvus sai selle koha aru. Et see energia hakkab nagu välja lahustuma, sest sa andsid loa. Ja nüüd on see koht, kus sa ütled, mina aktsepteerin, et karistamist on võimalik seostada ühenduse tundega iseendaga.
ühenduse tundega iseendaga. Et see tähendab seda, et sa teed vahet täna kohe sellel tundel, et kui sa tunned nagu karistamist, siis sa saad aru, et oi ei, see ei ole see koht, ma ei karista ennast, ei karista teisi, vaid ma tulen kohe, et sa märkad seda kohta endas ja tuled kohe ühendusse iseendaga. Kohe märkad, sest see ongi see teadliku inimese koht, et sa märkad ühenduse tundega iseendaga. Nii, ja ütled, mina valin nüüd seda seostada nüüd uue tundega, usalduse tundega. Mina valin seda seostada nüüd uue tundega, usalduse tundega, Iseenda tunnustamisega. iseenda tunnustamisega. Et sa saad aru, et nüüd sa märkad kohe oma sisekõnes seda, kas sa tegeled negatiivsusega või positiivsusega. Sa ütled kohe, et ma tunnustan ennast, et sa märkad seda, mis toimub sinu sees. Ma saan seda seostada ka nüüd eduelamusega. Ma saan seda seostada nüüd ka eduelamusega. Oma väega kontaktis olemisega. Oma väega kontaktis olemisega. Oma väe tunnetamisega. Oma väe tunnetamisega. Väekeskus on meil päikesepõimikus siin kõhus. Sinu vägi hakkab tulema tagasi. Ma saan seda seostada nüüd rõõmuga. Ma saan seda seostada nüüd rõõmuga. Vabadusega. Vabadusega. Sõltumatuse ja iseseisvusega. Sõltumatuse ja iseseisvusega. Et sa julged nüüd olla järjest rohkem sõltumatu ja iseseisev, et sa ei ole selles mõttes, sest kui meil on ärevus, siis me ju oleme seal kõige madalal. Jah, ettevaatlikud jah, kuidagi. Siis sa nüüd hakkad nagu nägema seda kohta, et ma võin olla ka iseseisev ja väekas naine. Ja ma saan seda seostada sellega, et ma olen iseseisev ja väekas naine. Ma saan seda seostada sellega, et ma olen iseseisev ja väekas naine. Enesekindlusega. Enesekindlusega. Rahuloluga. Rahuloluga. Enda väärtustamisega. Enda väärtustamisega. Enda tunnustamisega. Enda tunnustamisega. Armastusega. Armastusega. Loomise rõõmuga. Loomise rõõmuga. Ja ütled, mina õpin endale. Mina õpin endale. Jõukohases tempos olema rahulikult ja väekas. Omale jõukohases tempos olema rahulikult ja väekas. Ja lõdvestunud. Ja lõdvestunud. Selle sündmuse. Selle sündmuse. Kui ma olin 4-aastane. Kui ma olin 4-aastane. Ja selle suhte dünaamikaga ema suhtes. Ja selle suhte dünaamikaga ema suhtes. Ja mina hakkan mõistma, mis tookord juhtus. Ja mina hakkan mõistma, mis tookord juhtus. Ja mina olen tänulik selle tarkuse eest. Ja mina olen tänulik selle tarkuse eest. Mille ma sain selle sündmuse ja suhte dünaamika teadvustamisest. Mille ma sain selle sündmuse ja suhte dünaamika teadvustamisest. Ja ma näen ja tunnen, et edaspidi. Ja ma näen ja tunnen, et edaspidi. Saan õppida. Saan õppida. Seda karistamise konteksti seostama. Seda karistamise konteksti seostama. Teadlikkusega. Teadlikkusega. Mõistmisega. Mõistmisega. Ja optimaalse lõdvestumisega. Ja optimaalse lõdvestumisega. Ja mina näen seda sündmust ja suhte dünaamikat uuest ja teadlikust vaatenurgast. Ja mina näen seda sündmust ja suhte dünaamikat uuest vaatenurgast. Ja teadlikust vaatenurgast. Ja teadlikust vaatenurgast. Ja ütle palun, mina aktsepteerin. Ja mina aktsepteerin. Et mina saan olla iseseisev. Et mina saan olla iseseisev. Sõltumatu. Ja sõltumatu. Ja väekas. Ja väekas. Ja optimaalselt lõdvestunud. Ja optimaalselt lõdvestunud. Selles suhtes, kuidas mina tunnen. Selles suhtes, kuidas mina tunnen. Mõtlen. Mõtlen. Tegutsen. Tegutsen. Ja reageerin. Ja reageerin. Seoses suhte dünaamikaga. Seoses suhte dünaamikaga. Oma emaga. Oma emaga.
ja mina märkan, ja mina märkan, kuidas taastub minu sisemine lõdvestunud kuidas taastub minu sisemine lõdvestunud ja rahulik autoriteet ja rahulik autoriteet iseenda suhtes. iseenda suhtes. nii, hinga. liiguta oma sõrmi, varbaid. Nii. mida sa näed, mida sa kuuled, mida sa tunned nüüd? Jah, natuke kõik on kuidagi erksam natuke. Väga hea, Mhm. sest see ongi sinu normaalsus. Mhm. see ongi sinu normaalsus. Mhm. tavaliselt on inimesed väsinud ja ma ei tea, mis kõik, ja see on just sellepärast, et traumad ootavad, et keegi lahendaks neid. Mhm. nii, väga hea. ütle korraks sõna karistamine Karistamine. ja see on täiesti selles mõttes täiesti teise energiaga. kuidas sa ise tundsid, kui sa ütlesid? Jah, ta oli nagu kaugem või ükskõiksem kuidagi. täpselt, Jah, neutraalsem. neutraalsem. Mhm. ja see ongi see koht, kus me saame ennast vabastada nendest tunnetest, mis meid takistavad elus edasi liikumast. Mhm. nii, nüüd ütle, mina omastan ja aktiveerin ja rakendan kõik, mis ma selle sessiooni ajal tegin. Mina omastan ja aktiveerin ja rakendan kõik, mis ma selle sessiooni ajal tegin. minu olemuse, keha ja hinge Minu olemuse, keha ja hinge kõigis aspektides ja mõõtmetes, kõigis aspektides ja mõõtmetes, kõigis minu elu olukordades, kõigis minu elu olukordades, kus ma jään iseenda väesse kus ma jään iseenda väesse ja ja kohalolusse. ja mina näen iseennast läbi armastuse ja selguse. ja mina näen iseennast läbi armastuse ja selguse. ja mina olen ühenduses iseendaga Ja mina olen ühenduses iseendaga ja kõigis reaalsustes, ja kõigis reaalsustes, minu minevikus, olevikus ja tulevikus, minevikus, olevikus ja tulevikus, kõikides aegades, ruumides ja universaalsetes mõõtmetes. kõikides aegades, ruumides ja universaalsetes mõõtmetes. ja mina lõpetan nüüd energiateadvuse silla. Seda ütlen ka või? Ja mina nüüd lõpetan energiateadvuse silla enda ja Triinu vahel, enda ja Triinu vahel, enda ja ema-isa vahel, enda ja ema-isa vahel, et saaksin olla sõltumatu, et saaksin olla sõltumatu, individuaalne, individuaalne, kordumatu, kordumatu, ainulaadne, ainulaadne, teadlik ja optimaalselt lõdvestunud, teadlik ja optimaalselt lõdvestunud, ennast armastavalt väljendav sisekõnes ennast armastavalt väljendav sisekõnes ja väliskõnes, ja väliskõnes, ennast turvaliselt tundev ennast turvaliselt tundev ja võimsalt väestatud mina ise ja võimsalt väestatud mina ise ja ning sellisena harmooniliselt koostööd tegev iseendaga ja kõigi teistega. ja harmooniliselt koostööd tegev endaga ja kõigi teistega. ja mina märkan, et minul on nüüd rohkem energiat. Ja mina märkan, et minul on nüüd rohkem energiat. ja mina märkan, et kuidas ma tunnen rohkem armastust. Ja mina märkan, kuidas ma tunnen rohkem armastust. ja mina märkan, kuidas minus on rohkem väge. Ja mina märkan, kuidas minus on rohkem väge. ja mina teadvustasin, et mina tervendan ennast ise. Ja ma teadvustasin, et ma tervendan ennast ise. Enda taotluse enda häälega. Ja taotluse enda häälega. Enda tähelepanu ja enda teadlikkusega. Enda tähelepanu ja enda teadlikkusega. Ja enda lõdvestumisega. Ja enda lõdvestumisega. Ja enda alateadvuse ja üliteadvuse võimsa väega. Ja enda alateadvuse ja üliteadvuse võimsa väega. Mina teadvustan, et mina olen enda tervendamise. Mina teadvustan, mina olen enda tervendamise. Ja enda tervenemise autoriteet. Ja enda tervenemise autoriteet. Jah, nii see on. Jah, nii see on. Aitäh, aitäh, aitäh. Aitäh, aitäh, aitäh.
ja mina lõpetan samamoodi energiateaduse silla enda ja Heleni vahel, et saaksin olla kordumatu, sõltumatu, väekas ja iseseisev naine ja ennast armastav sisekõnes ja võimsalt väestatud mina ise ning sellisena harmooniliselt koostööd tegev iseendaga ja kõigi teistega. Ja energiasild läbi. Kuidas sa ennast tunned? No vajab veel, noh, pean veel märkama rohkem, et no niimoodi. Kas sa oled varem veel tegelenud sellist asja? Jaa, midagi ikka vist, jah, mitte päris sellist, aga noh, midagi sarnast ikka elu jooksul, noh, olen. Sest ma lihtsalt ütlengi seda, et kui meil on ärevus, siis see on see koht, kus on ülioluline endaga tegeleda. Sest see ärevus läheb järjest suuremaks, sest kuna mina sain selle kogemuse, siis ma nagu No jagan teatud vanusega nagu kuhjub, ütleme nii siis, noh, elu jooksul nagu. täpselt kuhjub. Jah. Ja selleks on mul veel olemas lisaseansid, kes siis seda ka tagantjärgi kuulevad, et neid hirme on võimalik vabastada ka niimoodi, et sa saad 30 hirmu korraga vabastada. Et keha saaks olla liikumises ja sa tunneksid ennast kehas hästi ja sa saaksid oma elus edasi liikuda, sest tegelikult on see koht, kus on hirm on alati nagu ees ja inimesed ei saa oma elus edasi minna. Nojah. Et see on see koht, kus sa märkad, et sa tahaksid hoopis seda teha, sinna minna, aga kui sa pidurdud või sa näed, et sa ei lähe sinna, hakkad kartma, siis lihtsalt on oluline teadvustada ja tegeleda selle hirmuga. Sest hirm on alati see, et see koguneb, aga meil on oluline kogu aeg endast puhastada, nii et aitäh sulle, Helen, et olid valmis seda näitama ka teistele, et ka teised, kes on täna selles kohas, saaksid olla pigem kohas, kus neil on täispotentsiaalis, kus nad on oma jõus ja väes. Nii et aitäh kõigile ja kõik, kes siis tunnevad huvi minu vastu, siis siin all panen nagu info, kus sa saad mind leida, et sa oleksid oma jõus ja väes. Aitäh kõigile!